Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Head Digitunni kuulajad, on esmaspäev 28. detsember ja aasta viimane Digitunni saade on sellega käes. Henrik Roonemaa ja Hans Lõugas on stuudiotes kohad sisse võtnud ja meil on külas Mailis Plooman Elisast ning mida me ikka teeme 28. detsembril? Me teeme loomulikult väikse tagasivaate sellele päris hullule aastale, millest me nüüd kõik oleme loodetavasti eluga või enam-vähem eluga läbi tulnud ja loodame, et järgmine on parem, aga meie siis vaatame viimasele 12 kuule ja me teeme seda täna niimoodi, et me kõik kolmekesi siin käisime oma aasta suursündmused, tehnoloogilised sündmused üle mõttes ja otsisime sealt välja nii suuremaid kui väiksemaid asju, mis jäid meelde ja mis kuidagi seda aastat iseloomustavad ja mis meie arvates olid olulisemad uudised ja võib-olla pikema mõjuga uudised kui lihtsalt üks nädal. Ja me siis niimoodi ringiratast käime, et meist igaüks saab öelda ühe teema ja põhjendada siis, miks tema arvates just see oli 2020. aasta selline oluline sündmus ja et mitte aega raisata, siis Hans, hakkame peale. Mis sulle jäi meelde aastast 2020? No midagi ja tahaks kohe juba uude aastasse minna põrutada ära. Aga kuna sa ikkagi niimoodi küsid ja tegelikult oli erakordne aasta, siis mina esimese asjana tooksin välja sellise tehnoloogilise nähtuse, millest me ei osanud undki näha aasta alguses ega varasemal ajal. Ja see puudutab muidugi meie selle aasta peateemat, seda koroonaviiruse pandeemiat ja konkreetselt seda tehnoloogiat, mis me leiutasime kollektiivselt siin maakera peal, mis on siis kontaktide jälgimine läbi mobiiliäppide. Ja ma lühidalt ütlen ka, et miks ma arvan, et see nagu väga tähtis ja väga eriline, kuigi tal ei ole nagu otsest silmaga nähtavat mõju isegi näha, eks, et me võib-olla, kes Eestis seda kasutab, seda Hoia äppi on võib-olla saanud märgu anda, mina ise olen saanud mujal riikides ka, aga kuigi see otsene nagu mõju, et mis siis juhtus, on siuke raskesti mõõdetav, on ju, siis ma tahan öelda, et see on nagu väga-väga erakordne mitmel põhjusel. Number 1, esiteks me suudame võidelda nakkushaigusega esimest korda tehnoloogia abil sellisel moel, on ju, väga kõva asi. Aga number 2 on see, et me tegime sellise kokkuleppe, mille kohta, kas vanasti Eestis öeldi ka, et ühiskondlik kokkuleppe, aga nüüd üle planeedi, siis üle erinevate riikide ja turuülene kokkuleppe. Kui mäletate, kevadel sai asi alguse Google ja Apple'i koostööst, 2 suurt giganti panid seljad kokku ja programmeerisid ühiselt selle liidese oma telefonidesse, mis võimaldab seda teha. Ja tegid sellise süsteemi, kus, mis põhimõtteliselt praegu on tõestanud ennast, et ta suudab inimesi abistada ilma, et oleks seal taga suur vend, kes kõik need andmeid saaks enda kätte ja jälgiks. Ja see on väga kõva asi. See on ühest küljest väga positiivne asi, et me oleme valmis saanud ja kasutusele võtnud selle tehnoloogia on olemas, mis aitab meil veenduda, et me käime elama oma elu ja kui me satume kokku mingisuguse ebameeldiva nähtusega nagu see viirushaigus, siis me suudame kiiresti isoleeruda, et see edasi ei leviks. Ja miks ta ei ole võib-olla nii efektiivne olnud, see on hoopis teine teema. Lugesin, et näiteks alles nüüd detsembrikuus võttis selle sama Google ja Apple'i enda kodu osariik California selle tehnoloogia kasutusele, Eestis tuli vist septembris välja, Soomes juba augustis. Riigid on erinevad. Riigid, mõned on efektiivsed, mõned on aeglased, mõned kiired, mõned oskavad seda paremini kasutada, mõned mitte. See on erinev maailmas, aga see, et me selle tehnoloogia on olemas, mis sellisel moel, mida me usaldame ja mille osas pole ühegil targal inimesel, kes seda asja on vaadanud, pole nagu sellist põhjendatud kriitikat, et näete, see ei tööta või et see tegelikult rikub minu privaatsust, salvestab mu andmeid kuhugi, seda ei ole kosta olnud. Mailis, kas sul oli ka, minul oli ka see koroona äpindus kuidagi viisi nimekirjas, kas sul ka? Mul oli ka, ta oli nimekirjas kirjas ja ma nagu laiendaksin Hansu mõtet siit natukene edasi, et minul oli ta kirjas sellise märksõnaga, et tehnoloogia päriselt toetab nüüd tervishoidu ja mitte ainult siis nagu meditsiini jaoks mõeldud seadmed, vaid tehnoloogia laiemalt on tulnud appi selleks, et
et seda meditsiinikriisi aidata lahendada ja Hoia äpp oli see üks märksõna siin juures. No ma arvan, et me ei ole pädevad selleks, et minna ja analüüsima selle uue vaktsiini toimimismehhanismi, aga ka see on tegelikult ju tehnoloogiline saavutuseks vaktsiinide poole pealt, aga Hoia osas ma olen nõus, ma olen väga nõus sellega, et mis juhtus, oli see, et 2 suurt konkurenti Google ja Facebook tegid koostööd, aga ka riigid tegelikult tegid omavahel koostööd, sest et seesama Hoia äpp ju tegelikult väga kiiresti hakkas liikuma see algkood riigist riiki, et ka see oli märgiline ja see tempo, millega taolisi arendusi tehti. Ja ma tahtsin selle juurde tuua, et siin taustal on siuke rahvusvaheliste suhete väga keeruline kompott, mis tehnoloogia maailmas ka sel aastal hästi esile kerkis, aga varem ka. Et ma tahan öelda seda, et selle tegid 2 suurt turuosalist ja erinevad väiksed riigid ja suured riigid nagu võtsid selle kasutusele. See kuidagi minu arust näitab seda, et meil taustal on ikkagi see poliitika tehnoloogia väga seotud, et kui midagi tuleb Hiinast, ma nüüd ütlen stereotüüpsed arvamused, kui midagi tuleb Hiinast, küllap nad kuulavad kõike pealt. Kui see tuleb Ameerikast, siis on selle taga Facebook ja teised ja võib-olla ka Ameerika valitsus. Kui see tuleb Euroopast, ega Euroopa ei oskagi tehnoloogiat teha, me ei oleme üldse maha jäänud, on ju. Aga see oli näide selle kohta, et meil on selline asi, mida küll kogu maakera võetakse kasutusele tehnoloogia ja usaldatakse ja mille tagasi ei saa näidata ühegi osapoole poole, et see on sellest riigist pärit, me ei usaldada selle pärast või tollest riigist ja sealt see nähtus, mis tõusis kõrgemale kui üks riik, üks regioon või üks suur firma ja mõnes mõttes väga positiivne sellise üldise usaldamatuse ajal. Nõus, ehk siis see tehnoloogia trend pigem oligi koostöö, mis ületas tavapäraseid konkurentsitingimusi, tavalisi riigipiire ja võime teha koostööd mingisuguse ühise eesmärgi nimel kohtades, kus tegelikult aasta tagasi me oleks arvanud, et nii küll ei lähe, seda küll ei ole võimalik teha. Aga kogu selle protsessil oli ju veel nagu teine pool ka. Minul oli ta nimekirjas pigem nagu selle aspektiga, et saab küll, kui väga tahta. Ehk et seda asja ei teinud, on ju, ma ei tea, WHO ega ÜRO ega Euroopa Liit ega mingi selline, et seal ei olnud 10 aastat rahvusvahelist mingisugust saagimist ja komisjone ja kooskäimist ja tootuid hankeid ja mingit teki enda poole vedamist, vaid tegelikult nii Eesti selle Hoia äpi kui selle Google'i ja Apple'i tehnoloogia, mis on Hoia ja sarnaste äppide ju aluseks, selle lihtsalt tegid ära ju väga suuresti erafirmad. Apple'i Google'i näitel otseselt erafirmad ja Eesti Hoia oli ka pigem ju ikkagi tugevalt selline erainitsiatiiv on ju. Konsortsium erinevaid tehnoloogiaettevõtteid. Ja need asjad lihtsalt, mis ma olen demokraatia väga suur sõber, aga antud hetkel me peame nagu tähele panema, et see lihtsalt tehti raksaki ära, ilma et keegi oleks väga midagi kellegi käest küsinud ja selline reljeefne lähenemine nendele asjadele. Ja kui mõni riik tuleb vist meelde, kas Suurbritannia ja võib-olla oli ka Prantsusmaa või Suurbritannia kindlasti üritas teha mingit oma süsteemi, vaata, siis ega nad lõpuks ei andnud alla mitte sellepärast, et nad said aru, et see Apple'i oma on palju parem, vaid lihtsalt nad pandi fakti ette, et Apple ütles, et kas Google ütles ka, aga Apple kindlasti ütles, et see teie värk lihtsalt meie telefonis ei hakka tööle. Et kui te tahate teha töötavat asjad, meie Apple lubame teil, Suurbritannia valitsusel, teha ainult niimoodi, nagu meie ütleme. Ja selline mis muidugi on karm reaalsus. Just, ja jõujooni vaadates on nagu natukene võtab ka kõhedaks, on ju, kus on suveräänne rahvusriik, kes küll otsustab, et me Euroopa Liidust lähme välja, aga näete, ühe eraettevõttust ikkagi ei saa. Ei saa. Aga antud olukorras oli see positiivne. No pigem vist küll, aga ma ei tea, kas Eestis kaugele nad on, ma ei tea, kas sina tead, palju seda installitud nagu on tänaseks, kui laialt levinud? Me olime kusagil 200 000 piiri peal mõni aeg tagasi. Seda võib paralleelselt vaadata ja Terviseamet ju hetkel väga tugevalt ka propageerib, et kõik inimesed, kellel veel seda äppi endale laetud ei ole, et siis hullem aeg on veel ees. Et veel jõuab ja veel on sellest kasu ja seal on ka nüansse, mida tegelikult käigu pealt on ju õpitud, et kui inimesed, mida võib-olla siis kasutada siin aastalõpu saates ära, et kui telefonid endiselt on ju populaarne jõulukingitus
siis isegi kui sul vanas telefonis on see Hoia äpp olnud ja sa oled seda ilusasti sees hoidnud ja töös hoidnud ja kaasas kandnud endaga, siis nüüd, kui sa said jõuluvanalt uue telefoni, siis ära viska seda vana telefoni veel ära tee päris tühjaks, lasta olla alles, sellepärast et veel 2 nädalat on see vana telefon see, kes võib ju sind teavitada sellest, et sa oled kontaktseks sattunud. Kuigi nüüd on ta vist natukene vähem, äkki kuskil 10 päeva on see aeg, et see on asi, mida näiteks peab arvesse võtma, et võtta uus telefon kasutusele, tõmba sinna ka Hoia äpp, aga kõik peavad aru saama, et see on ainult seotud sinu seadmega, mitte sinu kui isikuga, et mitte kuidagi uude telefoni need vanad kontaktid kaasa tulla ei saa, mis ongi kogu selle äpi arhitektuuri mõte. No päris hea, saime ka digitunni siukse praktilise vihje. Tarbijaminuti. Ja muidugi ilmselt järgmisel aastal samal ajal me võib-olla saame rääkida, et kuidas siis, kas ja kuidas ja kellel õnnestus ära teha see vaktsineerimistõutunnistuste süsteem on ju. Et kas see hakkas tööle, kas seda tegid riigid või tegid jälle kuidagi eraettevõtted või mis sellest sai, seda me hetkel ei tea, aga see on kindlasti järgmine suurem teema. Meie läheme siit pausile ja oleme varsti tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja meil on aasta kõige viimane digitund. Rohkem digitundi sel aastal ei tule ja sellepärast me vaatame tagasi, mis meil sellest aastast meelde on jäänud. Aga viskaks nüüd selle jutu otsa äkki Henrikule tagasi, et kas... Läheme külalised, muidu külaline on ikkagi aukohal meie saates, nii et Mailis, mis sinu nimekirjas on? No vaat nüüd ma olen nagu kimbatuses. Keegi peab välja ütlema ju selle, et kogu maailm digitaliseeruseks, et kõik oli digitaalseks. No, kas see on see kaugtöö või see on distantsõppe koolides või on see e-kommerts või mis tahes on need Boltid ja Voltid ja Kullerid ja kõik taoline asi, et kogu maailm digitaliseerus, kolis interneti peale ümber, aga samas see on nii iseenesest mõistetav, et ma ei vali seda üheks selleks teguriks, et me võime sellest pärast rääkida, aga ma ei vali seda üheks teguriks, sest et see on elu, mis on meie ümber, eks ju. Ma pigem nagu valiks selleks üheks teguriks, mida kõva häälega välja öelda, mille üle võib-olla veidi arutada sellise, ma ütlen, kuna me kõik kapseldusime sinna samasse digitaalsesse maailma, siis ma valiks selle sotsiaalmeedia algoritmidesse kinni jäämise või siis sellise enda infomulli tekitamise, kuhu siis lõksu jäädi, milles kindlasti on oma osa selles samas sotsiaalmeedia algoritmidel, mis tõstis ikkagi 2020. aastal väga tugevalt esile igasuguseid, on need siis pseudoteadused või on need siis mingisugused, kes on 5G vastane, kes ütleb, et koroonanotriil ja see kõik on üks nagu valitsuste väljamõeldis või ma ei tea, kelle iganes rünnak, mille iganes vastu. Räägime fake newsist, millest iganes, et inimesed, olles kapseldunud sinna digitaalsesse maailma, jäid oluliselt rohkem lõksu ja me nägime neid ilminguid või näeme siiamaani oluliselt tugevamalt kui varasematel aastatel ja ma arvan, et see on teema, millest on vaja rääkida ja ma arvan, et see ütleme siis selline teadlik informatsiooni tarbimine ja või siis nagu mitte arusaamine sellest, et see, mida ma näen ja see, mida mulle näidatakse, see, mida ma loen, et see ei pruugi olla objektiivne tõde. See on oskus, mida me kindlasti 2021. aastal peame oluliselt rohkem endale ja õpetama. Nii mitte ainult lastele, aga ka endale õpetama, et see, mida ma näen ja seda mulle näidatakse, et see on kureeritud algoritmi poolt ja ta ei ole pahatahtlik. Ta lihtsalt teeb seda, mida ta näeb, et mis mind ekraani taga kinni hoiab. Ja ma arvan, selle mõtestamine on oluline. Siin on üks oluline, tegelikult, ma olen väga nõus, mis sa räägid, aga üks huvitav nüanss on, nimelt minu meelest oli see ka 2020. aasta uudistes, kus päris mitu raksu Indias hakkasid levima pahatahtlikud WhatsAppi sõnumid, kus süüdistati kedagi, ma ei tea, mingisuguses kuriteos ja need jõudsid välja tegelikult selleni, et osad inimesed, osad need nii-öelda valesüüdistuste alla langenud inimesed kaotasid oma elu, nad lintšiti ära. Ja WhatsAppil oli vähemasti Indias päris suur probleem see nii-öelda edasi saadetavate sõnumitega, et WhatsApp ise muutus justkui sotsiaalvõrgustikuks ja see lõppes sellega, et sõnumite edasi saatmisele pandi lausa mingi teatud sorti piirang peale, ehk et algoritm, mida sa välja tõid, Mailis, ei ole ise ainus, et kui me selle algoritmi mängust välja jätame, siis inimesed ikkagi, nagu see WhatsAppi näide on, kus ei ole ühtegi algoritmi.
puhas inimkäsi on ju, saadab edasi. Et inimesed ise suudavad ka selle halva algoritmi rolli nagu tegelikult täita ja neid samu probleeme edasi tekitada. No inimesed ongi need, kes seda algoritmi ju õpetavad ja treenivad, oleme ausalt. Seda küll, jah. Et see on ka nagu, see on loomulik ja see on ehe tõestus kõigest sellest, aga minu mõte on pigem nagu see, et meil on väga palju inimesi, kes elavad selles digitaalses ühiskonnas, kes ei mõista, et nad peavad väga vastutustundlikult ise seda enda ümber olevat inforuumi kujundama. Sest vastasel juhul kujundatakse see nende eest ja mitte selliseks, mis lõpuks nagu päeva lõpus terve on. Vaidlemise pärast võiks sul veel natukene vastu vaieldama, et ma arvan, et tegelikult see trend ja nähtus oli juba mitu aastat oli siin tegelikult pulbitsenud, on ju. Muidugi teil on õigus, et 2020 oli nii pöörane aasta, et inimestel oli vaja selle teadmatuse jaoks siis otsida tõde nendest igasugusest oma mullidest. Aga mida ma tahaks lisada on see, et minu arust sel aastal oli väga hästi näha, kuidas neid hakati selliseid valeuudiste, libauudiste ja paranoiliste vandenõuteooriate mulle nagu teadlikult tekitama ja ära kasutama. Olgu need siis kuskil kõrgemal tasandil riigid omavahelises infosõjas või aga tegelikult iga väikse selle mulli taga on keegi inimene, kes saab kas rahalist kasu või oma ego kasu, et tema Facebooki grupis on 5000 inimest, kes tema uudistele panevad like ja ta on sellele rõõmus, et see on nagu teadlik, mõnes mõttes küüniline käitumine. Ja need, kes seal osalevad, et ikkagi me peame ennast vabaks rebima nendest asjadest, mis näiliselt seletavad meile seda keerulist maailma, aga tegelikult ei seleta. No just, ja see sõnum ei ole siin mitte see, et vältige sotsiaalmeediat, vastupidi, pigem nagu tuleb hästi teadlikult ka enda infovoogu koguda väga erinevaid allikaid ja tuleb õppida sellest, et kui sulle keegi midagi väidab, siis nii nagu hea ajakirjanik peaks käituma, siis ta kontrollib seda 2-3 kohast veel, eks ju, ta kontrollib seda mingisugustest allikatest veel, see on oskus, mida ma olen täiesti nõus, et need samad algoritmid on ju olemas olnud, ma ei tea, peaaegu 10 aastat juba, selles mõttes, et ega selles nähtuses iseenesest ei ole midagi uut. Aga see, kui me kogu ühiskonna viime nagu valdavalt digitaalsetesse kanalitesse, selline üks-ühele suhtlus inimestega sealt digitaalsest maailmast väljaspoolt, kui seda jääb vähemaks, ehk siis ka sellist nagu kriitilist mõtlemist on oluliselt rohkem ka iseseisvalt inimestel vaja. Võt siis hakkab juhtuma see, mida Hendrik kirjeldas, eks kui me sinna väga reljeefses nagu sellises maailmas või selles nagu amplituudiga tippu või kusagile väga põhja jõuame, võt siis hakkavad mängima need trendid, kus tuleb see inimeste kõige halvem pool välja. Ja sinna lõksu jääda on üsna kole. Ja võib-olla kui võtta kaasa uude aastasse mingi soovitus või ise endale juhis, siis on see, et me võiks mõelda, et kui ma loen sotsiaalmeediast mingit pealkirja või postitust või ka meediast, mille peale ma ütlen, oi jeerum, kas tõesti on niimoodi, siis see tähendab, tuleb võtta 5 minutit pausi, järgi mõelda, otsida teisi allikaid, sest ilmselt ei ole niimoodi. Kui midagi kõlab väga dramaatiliselt, siis ta tegelikult ei ole. Ja teine asi, mis veel kaasa võtta on, eriti vanemad inimesed, ma arvan, teavad ja mäletavad väga hästi, miks kommunism ei töötanud. Ja seal oli väga palju põhjuseid, aga üks põhjuseid nendest oli see, et kui sul ei ole mitte midagi, kui kõik on kõigi oma, siis sul ei ole ka sellist vastutuse ja peremehe tunnet, eks ole. Ja sel aastal Eestis oli mitmeid inimesi. Mul praegu nimi ei tule meelde, aga seoses nende koroona igasuguste postitustega üks Eesti arst korraldas väga jõulist rookimist oma Facebooki seinal. Ütles, et see on minu sein, mina pean siin korda, erinevad arvamused on teretulnud, aga prügi, jama, on ju, kius, lollus ei ole teretulnud ja kustutan ja blokin. Ja väga jõuliselt tegi seda. Ehk see sama peremehe omandi tunne, need nupud on meil kõigil olemas, kustuta ja bloki ja ma arvan, me lihtsalt peame ise jõuga seda korda hakkama looma enda tagahovis või enda koduõuel. Jah, ei saa lootma jääda, et on see suur Mark Zuckerberg, kes tuleb. Keegi ei tule, eks ole, nagu, kui sa ikka lähed hommikul välja ja keegi on prügikasti su maja ees ümber lükanud, siis sa võid istuda ja halada selle üle, aga kõige efektiivsem viis on lihtsalt see prügi sinna tagasi panna. Ma arvan, Karmen Joller oli see perearst, kellest sa räägid, eks ka väga julgelt on olnud täpselt nende samade sõnumite kandja ja ka just täpselt meditsiini poole pealt, ma olen täiesti nõus. Me peame seda tegema pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on tagasi eetris, meil on aasta viimasest saatest
pool juba möödas, pool on veel jäänud ja me räägime sellest, mis meile sellest aastast meelde jäi. No me oleme rääkinud koroonaviirusega võitlemisest igasugu äppide tehnoloogiaga, me oleme rääkinud sotsiaalmeediast. Henrik, millest me veel võiks rääkida? Ja mina ikka panin selle suure kaugolemise aasta sisse, sellepärast et mulle esiteks tundub, et see on mitu aspekti, et mulle esiteks tundus väga tähelepanuväärne, kui hästi nii meie, kes me ennast siin digirahvaks Eestis peame, kui ka mitte digirahvad, kui suhteliselt hästi saadi sellega hakkama, kuidas terved suured riigid, kes seni on vaadanud tehnoloogiale natukene kahtlustavalt otsa, on saanud järsku aru, et me ikkagi et me peame hakkama ennast digitaliseerima, kuidas suuri äritehinguid viidi läbi, ma ei tea, Zoomi ja Teamsi ja mida iganes kaasates on ju, ja kui kiiresti ka Eestis inimesed ja organisatsioonid, kes armastasid kutsuda 17 korda päevas koosolekuid kokku on ju, ja tuli sõita ühest linna otsast teise selleks, et inimestega mingid tehnilisi detaile kokku leppida ja igal pool sai kohvi juua ja pidi autot parkima. Et kui kiiresti see lõppes ära, see oli nagu noaga lõigatud ja inimestel oli hämmastav valmisolek leida kuskilt sahtlist mingisugune headset või kõrvaklapid on ju ja asuda pidama kaugkoosolekuid, et see, minu meelest oli see nii kihvt, et see näitas, kui valmis tegelikult see tehnoloogia on järelikult olnud väga tükk aega. Ja kuidas see lihtsalt on selle koosolekute, ütleme, virtualiseerimise kasutusele võtt on seisnud mingisuguse, ma ei tea, harjumuse, mugavuse ja sellise, ma ei tea, jälle mingi nupp, kuhu ma pean vajutama, issand, mina ei hakka küll kunagi sellise poosi taga. Ja see poos läks umbes 3 päevaga üle ja mina ei usu, et see tuleb sellisel kujul tagasi. Et mul on hea meel inimestega käia kohtumas, nendega rääkida, aga sellised mõttetud, ütleme, kohale sõitmise mõttes mõttetud tehnilised koosolekud jäävad ära. Ja mina arvan muide, et need äkki jäävadki üldse ära. Alguses vaheetapp oli see, et nad kolisid kuhugi Teamsi ja Zoomi, aga sealt edasi on vähemalt väike lootus, et nad jäävad üldse ära. Ma ei tea, mis teie seisukoht on selles suhtes? No ma olen nõus. Ma olen nõus sinuga ka selles mõttes, et see aasta on sundinud meil üsna palju korrektuure tegema üldse sellistes asjades, et aga mida üldse on vaja teha, et mis on nüüd need kriitilised asjad, mis päriselt väärtust loovad, sellepärast energiat lihtsalt kõige jaoks ei jätku. Aga ma laiendaks ikkagi sinu mõtet, nii nagu ma enne ka ütlesin, et üks asi on see sama kaugtöö ja kaugelt koosolekud. Siia otsa võib panna distantsõppe, mis nüüd, tegelikult juba 10-15 aastat on noored olnud valmis selleks, et tegelikult kusagilt nagu eemalt koolitundides osaleda või õppida või õppimine on laiem protsess, eks ju. Aga paneme e-kommertsi ka siia juurde, et kui toiduainete tellimine ikkagi koju või kusagile kappi oli veel 2 aastat tagasi väga eksklusiivne selline friigiäri, siis sellel kevadel kõik suured kaubandusketid, olid olemas neil mingisugused kaubaringid, eks ju, Selveril ja Coobil, aga tänasel päeval me saame öelda, et nagu Maxima, Selver, Rimi, Coop, nad on kõik ju väga esinduslike e-poodidega, Prisma ka juba tegelikult täna turul, et samamoodi ja see piirkond on laienenud, vaata kui kiiresti see piirkond on laienenud, alguses oli see, ma ei tea, osa Tallinnast, eks ole, ja täna me juba hakkame vaatame, et ma ei tea, et kas Eesti saab kaetud. Ja mis on veel kihvt, on see, et me räägime suurtest kettidest, aga tegelikult oli ka sel aastal näha, kus on külapoed näiteks, tegid mingisuguse rangemate piirangute ajal oma kandi rahvale laiali veoringe, mingid siuksed nii-öelda butiik toiduärid, ma tellin mingit liha ühest kohast, mis on väga hea ja siis nad pood oli kinni, siis tõid inimestele koju, ühesõnaga, et sa internetis müüd ja siis kullerdad. Ja internetis ka ostetakse, ehk siis tekkis 2 asja, et üks asi on see, et sul on nõudlus, teine asi on see, et sul on pakkumine, eks ju, et kui me räägime sellest, et suured poeketid lõid sellise võimaluse, siis lood lihtsalt pakkumist, aga meil tekkis nõudlus ja inimesed, kes enne ei kujutanud ette, et ma paki piima või nagu kapsa ostan endale kusagilt internetis, siis täna see on täiesti normaalne, nii on, nii tehakse. Ma tahaks seda teemat laiendada, kui võib, ütleme, see on sellega seotud teema, aga ma tahan sellest aastast nagu tagasi vaadates rääkida kodusest internetiühendusest ja mitte rõõmsalt nagu, et minu arust ütleme, internetiühendusi on võimalik osta erineva kiirusega koju ja kallimad, odavamad ja esimene probleem on see, mida see aasta me esiteks erinevad uuringud ja ülevaated näitavad, et Eestis läheb ikkagi see asi üha kallimaks võrreldes meie selliste samasugustega. Ja teine asi on see, et milleks mul on vaja suuremat kiirust, 2020 tõestas, et meil on nagu eluliselt vajalikke asju
ma saaks nagu laps saaks koolis õpetajat näha nii, et ta ei haki ja kumbki osapool ei haki ja koosolek kõigeks. Et internet on väga vajalik kiire internetiühendus. Ja minu arust Eestis me oleme ikkagi omadega jäänud täiesti toppama, asi seisab, selles on süüdi nii telekomid kui ka riik, kui ka ütleme seal erinevad osapooled. Ja me oleme jäänud maha oma eesmärkidest, kus 2020 pidi olema juba üle poole Eestist pidi olema kaetud, mis see oli, mitte 30, vaid ikkagi kas 60 või 100 megabitti sekundis ja me ei ole vist kaugeltki seal. Et see pauk käis ära see aasta, kus meil kõigil on seda vaja, kõik on selged. Eriti oli see nagu suvisel ajal näha, kus inimesed olid rohkem laiali mööda Eestit. Ega see 4G ka ei aita, see 4G oli ka üle koormatud. Ja ma ei tea, minu arust võiks olla järgmise 10 aasta nagu selline äratuskellaks, et teeme ära, et ühendame selle riigi internetiga ära päriselt. Ja see on investeering, mis on nagu järgmiseks pooleks sajandiks on ikkagi nagu ülivalt kõva vundament, kui me suudaksime seda teha. Kuidas ma ütlen, ei kõla minu suust ilmselgelt objektiivselt, ma saan aru, ja aga ma ei vastagi siis nagu objektiivselt, et esiteks ma ühtepidi ütlen, et Hans, sa dramatiseerid seda olukorda väga üle, aga mul on nii kohutavalt hea meel selle üle, et sa seda nii üle dramatiseerid, sellepärast, et ma olen olnud ühenduses kogu selle siis kevadise suvise aja oma kolleegidega nii mujalt Euroopast kui ka teistest maailmajaigudest ja nad unistavad, et neil oleks sellised probleemid nagu meil siin, sellepärast, et sellise ühenduse, sellise levikuga, sellist luksust saavad endale lubada, võib-olla 3-4 riiki peale meie, aga see selleks. Mul on hea meel, et meie kliendid on nõudlikud. Teine asi on see, et ma olen väga nõus sellega, et eksisteerib alasid, seda kutsutakse valgeteks aladeks, aga eksisteerib alasid, kus inimesi on vähe, nad elavad väga hajuselt ja kuhu ükski operaator ise eraettevõttena, me ei suuda majanduslikult ära põhjendada, et miks sinna mingisuguse kaabliga kohale minna, eks ju. 5G on olnud justkui aastaid nagu lahendus, see on üldse poliitiline teema ja ärme üldse sinna lähe siin nüüd aasta lõpus, ärme hakka ära rikkuma seda teemat. Pluss kolmanda või teiseks 5G ikkagi pikas perspektiivis ei päästa. Mina ei usu mitte eluski seda juttu, et mingi juhtmevaba tehnoloogia pikaks ajaks asendab juhtmega tehnoloogia. Ei oska öelda, ei tea, ei ole proovinud sellisel kujul, mitte keegi ei ole sellist probleemi siiamaani suutnud ära lahendada, eks ju. Et ma olen nõus, et olukorda saab teha paremaks, aga puht statistiliselt isegi need olukorrad, mida meie ütleme, et täiesti ebainimlik, täiesti kasutamatu, see ikkagi nagu globaalselt nagu vaadates on tegelikult esimese Eesti probleem, aga see on väga okei. Kas sa võrdled meid globaalse keskmisega või ikkagi nende riikidega, kuhu me tahaksime jõuda, et Singapur ja Lõuna-Korea ei ole mingi teine planeet, vaid on näitavad, et sa saad teha vägeda infoühiskonna vundamendi, kus on ikka nagu väga kõvad kiirused igal pool. Ja meie ei peaks arvama, et see on nagu meie jaoks liiga kallis, sest see on investeering. Aga Hans, kuidas sa seda oma probleemi natukene nagu piiritleks, et kas sa näed probleeme või puudujääke selles, et need kohad, kus püsiühendus on ta liiga aeglane või et lihtsalt meil on väga palju kohti, kus ei olegi ühendust? Kumba sa nagu sihiks? Päris sellised kohti ju ei ole, kus üldse ühendust ei ole, aga need suurematest linnadest väljaspool alad, mis ma ütlen, et on selle kaugtöö trend, ma panustan sinna, et see jätkub ja kaugõppe ja kõik see, et me oleme kuskil eemal ja me räägime läbi video kogu maailmaga. Et see on nagu hädavajalik eeldus, et ka väljaspool siukseid keskuseid oleks nagu väga hea internetiühendus. Nõus, Hans, aga vaata, sa jällegi võrdled meid nagu küll riikidega, mis on geograafiliselt väikesed, aga mille rahvaarvud ei ole Eesti rahvaarvuga võrreldavad. Ehk siis, kui me eeldame, et eraettevõtted ise need investeeringud teevad, siis see eeldab seda, et sa leiad meile kusagilt veel 40 miljonit kasutajat, nagu on kui sa tood Lõuna-Korea näite, eks ju. Et meil on 1 miljon on olemas. Et kui sa tahad võrrelda sama, pindalad on ju nagu sarnased, eks ju. Aga lihtsalt neil on 49 miljonit rohkem inimesi vist samal sellel pindalal. Et seda natukene nagu teeb selle Exceli natukene teistsuguseks, kui sa tasuvust hakkad arvutama. Aga sellegi poolest, ma olen sinu sõnumiga olen nõus. Ja ma arvan, et see on see koht, kus on võimalik avalikul sektoril ja erasektoril koos väga palju head ära teha. Et mingisugused initsiatiivid on olemas, aga neid saab teha oluliselt targemini, oluliselt paremini. Et mina kirjutaks alla sellele, küll mitte sellele, ütleme siis sellele hädaldamisele, aga ma kirjutaks alla sellele ambitsiooni tasemele. Sellega ma olen täiesti nõus. Samas päris naljakas on ikkagi ju näha just hiljuti jälle Facebookis üks ühe telekomi poolt kliendile saadetud vastus, et jah, me saame teie maamajja tuua valguskaabli küll, aga see läheb maksma umbes 100 000 eurot. Et lihtsalt, ja võib-olla see on isegi tõsi, aga see on nii absurdne.
et noh, selle üle võib siin isegi naerda, on ju, et kui me seni pidasime 3000 nagu väga kõrgeks, siis kusjuures 3000-ga mina laseks panna, sest see on nii tuleviku nagu asi. Aga noh, 100 000 on ikka juba täitsa teiselt planeedilt, nii et mulle tundub, et mingit lahendust on siin vaja. Aga meie lahendus selle teema lõpetamiseks on minna pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja me lõpetame oma saate nüüd viimase teemaga, mis vaatab veel tagasi lõppevale 2020 aastale ja annamegi sõna meie kaatekülalisele Mailisele, mis on veel teema, mis sinu arvates sellest aastast jääb meelde ja oli oluline? No ma valiks 2 lühemat nagu teemat välja, ma ütleks nad mõlemad siis välja. Üks ma arvan, mis tuleb lihtsalt ära märkida, sest ma arvan, et see on asi, mille üle me peaksime uhked olema, on siis see, et me endiselt juhime seda edetabelit riikide hulgas, kellel on siis elanike kohta kõige rohkem ükssarvikuid, ehk siis meie Pipedrive'i kui 5. unicorni lisandumine. Ja noh, siin tegelikult ikkagi juba üsna kõva häälega räägitakse, et ka 6. sarv juba paistab, eks ju, et noh, kui eemalt niimoodi silmad kissis vaadata, et siis nagu võib ka see 6. meile ära tulla, eks. Ma arvan, et see on asi, mille üle me peaksime uhked olema ja oma tehnoloogiasektoris nagu ilma selleta kuidagi aastat nagu lõpetada ei saaks, eks ju. Aga millega ta meelde jääb, ma pigem tooks ühe teise trendi välja, mille peale hakkavad nüüd väga suure hooga kaasa noogutama kindlasti kõik jaemüügis elektroonikat müüvad kaupmehed, ükskõik kas siis e-poodides või füüsilistes poodides ja see kannab siis pealkirja elektroonikakaupade defitsiit, et meie turu väiksus küll nüüd nagu natukene mängib meile kasuks, ehk siis kui me suudame kokku kraapida kas või nagu muu maailma mõistes nagu väga tillukesi koguseid, siis meile ta nagu mingisuguse kaubasaadavuse tagab. Aga rääkisin enne seda saadet just ka enda seadmetiimiga ja mitte keegi ei mäleta viimase 20 aasta jooksul sellist olukorda, kus meil oleks päriselt elektroonikakaupades defitsiit ja kus me tarneid päriselt ka saame 70, maksimaalselt 80% ulatuses sellest, mida tegelikult oleks vaja. Isegi hästi saate, ma olen kuulnud ka numbritest 10-15 kuni võib-olla heal juhul 20% sellest, mis sa tellisid. No PlayStation 5 ei saanud keegi, eks ju. See oli naeruväärne, meil müüdi nagu ostulubasid, kas keegi mäletab olukorda, kus nagu sai osta nagu luba mingisuguse asja ostmiseks, eks ju. Et see on märgiline, ta kindlasti on seotud kõikide nende eelnevate trendidega, millest me siin nagu rääkisime, aga just selline väga ere mõistmine, kuivõrd globaalselt me oleme seotud erinevate kaupade tarnetes, sellepärast pihta said ju väga erinevad asjad, said logistikahelad, said pihta, et kusagil lihtsalt kaup seisis, eks ju, ei jõudnud kohale. Mingisuguses tehases, mingi tehas pandi 2 nädalaks kinni, mis tootis väga spetsiifilist nuppu või komponenti või mikroskeemi mingit osa. Ülejäänud osa sul telekast või monitorist või mis iganes seadmest oli olemas, eks ju, ootas, laod olid täis, aga vot seda komponenti ei olnud. Ja need olid asjad, mis nagu päriselt ka tekitasid defitsiidi ja ilmselt see kestab järgmise aasta algusesse veel samamoodi. Eks. Et täiesti selline trend, mida pole olnud. Ja vist, kui ma ei eksi, siis mul kõhutunne ütleb, et samal ajal kui see nii-öelda pakkumine langes, siis nõudlus ka suurenes kogu aeg. No loomulikult nõudlus. Vajasid tehnikat on ju. Ja. Uue tehnika ostusoovid on üleval nii telekaid kodudesse, eks ju, kui sülearvutid. Sülearvutid on nagu uskumatu defitsiitne kaup näiteks. Kui ka need samad mängukonsoolid, sellepärast, et sa oled kodus, sa tahad ju seal midagi teha, eks ju. Et selles mõttes nõudlus on üleval, puhtpraktiliselt inimestel on vaja oma seadmeid välja vahetada. Kõik ju mäletavad seda, et veebikaameraid ei olnud vahepeal lihtsalt 3 kuud, ei olnud üle maailma võimalik osta. Tee, mida sa tahad, mina tean seda, et siiamaani on raskusi mikrofonidega, kuna me teeme siin saateid ja järsku oli vaja kõigile mingid mikrofonid ja hinnad läksid takke. Ja kusjuures see ei ole nüüd mingisugune selline Ida-Euroopa nutukoht, et meile siin keegi ei anna, et Ameerikas suurtel turgudel on need probleemid veel palju hullemad, et uued graafikakaardid, mis tulid sel aastal välja, testijad said kätte, ütlesid, et need on poole kiiremad kui vanad, kõik peate ostma endale kõik, ja tahate osta ja sul ei ole. Meil need samad Apple'i uute protsessoritega sülearvutid. Ma ei tea, kas muudel turgudel on. Meie ootame siin tegelikult siiamaani ja mingid konfiguratsioonid, need isegi ei paista veel. Pigem ma ütlen, et meie pisikesed turud on natukene isegi eelisseisus, sest me saame võtta neid asju, mis kuskilt natukenegi üle jäävad ja see lahendab meil mingisugusegi probleemi ära, eks ju, et
aga see on globaalne probleem, see on absoluutselt igal pool niimoodi, et see lihtsalt näitab seda, kuivõrd globaalseks on kokku sõlmitud kogu see maailm juba ja nagu kus iganes kohas midagi nagu pihta saab, siis kohe oleme mõjutatud, eks ju. Kas jõuame veel paar väikest teemat? Ja ma tahtsin Mailisele lihtsalt täienduseks öelda, et sellel on ka hea positiivne külg. Ma olen siin avastanud, et kui kaua ikkagi tehnoloogia peab vastu. Et need platood on nii kõrgel, et ma kasutan mingit, ma ei tea, 6-7 aasta vanust sülearvutit ja ma ei tea, kui mitme aasta vanust telerit on ju. Lauaarvuti oli mul 6 aasta tagusest ajast, nüüd upgrade'isin ära, mitte et otseselt vaja oleks olnud, aga okei. Istud kodus, midagi peab tegema, on ju. Et tegelikult see seis on päris hea, ja telefonid samamoodi, 2-3 aasta vanune hea telefon, ei ole probleemi, kasuta edasi. Aga meil on paar minutit aega, Hans, saame veel sinu käest küsida. Mis sul nimekirjas on? Hästi kiirelt tegelikult ma võib-olla tooksin seadmetest välja veel selle Apple'i M1 protsessori, millest me oleme siin saates rääkinud ka päris palju, et see on selline tehniline ja kapotialune teema, aga see on veel aastateks või aastakümneteks oluline, kus me suudame teha ikkagi väga kõva arvutusvõimsusega ja palju parema energiatarbega seadmeid. Et see sülearvuti tuli välja, mis praegu vastaski ootustele ja ületas ootusi, see on hea märk, aga ma usun, et see veel inglise keeles öeldes gift that keeps on giving, et sellest tuleb veel põnevaid seadmeid, mis ei ole ainult traditsioonilised arvutid, aga see on väga oluline pööre, et me uue selle ARM arhitektuuriga protsessorit juba kasutame. Ja ütleme laiemalt see nagu tavainimese keeles tähendab või jaoks muudab seda, et mis on võimalik ja mis on normaalne. Ehk et kui sul on 1000 euro eest täna nüüd siis sülearvutis tehnoloogia, mis sul enne oli 5000 euro eest suures lauaarvutis, siis ütleme see, mida sinna peale on võimalik ehitada ja ma ei tea, mida peetakse normaalseks ja tavapäraseks, et see ma arvan lähemate aastate jooksul hakkab väga palju muutuma. Ja see on väga kihvt, sest see tähendab, et elu läheb maailmas edasi. Aga meie saateaeg on muide läbi, meie saade läheb ka edasi, nüüd kohtume järgmisel aastal, aitäh kõigile kuulajatele, kes on olnud meiega, soovime ette juba head uut aastat ja kuuleme nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.